Tervitame teid siis kõiki täna. Ja täna siis meil tuleb juttu edust ja edust enne edu ja peale edu. Nii et selline, kuidas ma ütlen, väga lai teema, väga lai mõiste ka muidugi, igaühe jaoks on see edu väga erinev. Et mina olen siis Kairi ja minuga koos on siis Helen ja Jaana. Nii et mul on hea meel, et võib-olla siis keegi siit läheb edasi rõõmsalt, kes tahab minna, Jaana või Helen või. Ja meil on avatud ka chat, nii et kui teil on mingit mõtet, siis siia võib iga kell kirja panna oma mõtte või kui tahate midagi küsida näiteks. Ma annaks Anna sulle sõna, sul oli hea mõte, kuidas alustada. Too meid aktuaalseks, palun. Absoluutselt, et keskendume sellele praegu, mis meie ümber toimub ja kõik ilmselt taipavad, kuhu me suundume, aga tahaks ühe kentsaka küsimuse teile kõigepealt esitada. Kes jälgib igapäevaselt uudiseid? Pange kohe siia chati või pange, ma ei tea, see käsi või mis iganes. Teeme alustuseks sellise väikese proovi testimise. Nii, juba selgus üks. On julgeid? Mul tuli kohe tervista vaevastust selle peale. Ma mõtlesin, kas vaikin maha või ei. No okei, ma hakkan ka poole silmaga, ütlen siis nii. No jaa, kaevast ära kohe selle peale. See on juba tehtud. Nii. Tundub, et julgeid rohkem ei ole või mis veel parem, võib-olla te ei vaatagi või ei kuulagi uudiseid. See tegelikult aitäh sellele ühele julgele, kes vastas ja aitäh neile, kes ei avaldanud seda, et nad vaatavad uudiseid. Tegelikult kuhu selle jutuga või kuhu see suund üldse seada? See tähendab seda, et mis meie ümber praegu toimub. Me räägime küll rahast, aga tegelikult kuidas meid mõjutab meie hetke olukord on kirjeldamatu. Need, kes kuulavad pidevalt uudiseid, need on pidevalt ka mõjutatud sellest. Seda infot tuleb uksest ja aknast sisse, et oi, meil on selline olukord, et meil läheb see kallimaks, gaas läheb kallimaks, elekter läheb kallimaks, valmistuge, hoidke kokku, mõõdetakse, kui palju miski asi elektrit võtab. Kas te taipate, et kogu see tegevus on suunatud meie alla tõmbamiseks? Me ei taha kedagi arvustada, aga mina tunnen konkreetselt nii. Õnneks ma vaatan väga harva uudiseid ja selle tõttu ma ei lase ennast mõjutada ja me just täna kolmekesi nagu rääkisime, et me tõstame käed üles, meie eraldame ennast sellest ära, me ei taha sellesse lõksu langeda, et me nagu laseme ennast alla tõmmata, küllusest alla tõmmata, sest see ju ei ole mitte midagi muud. Et kuhu me oma fookuse paneme, sinna me suuname oma energia ja füüsikareegel ütleb seda, et siis see hakkab ka kasvama, kuhu me oma selle tähelepanu paneme. Et selle tõttu praegult on väga unikaalne olukord ja et selgubki kohe see, kuhu inimesed oma vaatenurga suunavad. Kas nad tahavad liikuda külluse poole, edu poole, küllus võib võrduda ka edu, või me laseme ennast rajalt maha tõmmata ja me läheme selle negativismusega kaasa. Selle tõttu meie anname endast kõik oleneva ja parima, et ka teisse seda teadmist ja fookust küllusele, edule
nagu üles kutsuda edule, et mitte langeda nendesse lõksudesse. Helen, on sul midagi siia lisada? Ja on, mul on nii palju mõtteid, et ma kirjutan üles päriselt, et mis ma kõik tahaks öelda, aga ma võib-olla praegu jätkan seda mõtet, et küllus on meie sünniõigus ja see kõlab võib-olla natukene selliselt aateliselt või ma ei tea, kuidas veel, et no mis mõttes sünniõigus ja just nimelt me üldse ei teadvusta seda endale, et meil tegelikult küllus ongi meie sünniõigus ja me ei kasuta seda, me anname ära kogu selle energia, mis puudutab, küllus on ju mitte ainult, eks ole, rahaline pool, vaid see on sisemine edu, see on läbisaamine iseendaga, perekonna edu, mis iganes, kõik me ei saa, me oleme harjunud nagu rahalise edu ja edu puhul endast lahutama ära mingi osa, et nii rahaline on edu, ei ole niimoodi, ma olen üks tervik, kui mul hommikul on kodus probleem, siis on väga ebatõenäoline, et ma lähen lepingusse jätkusuutlikult, sest kogu minu enesehinnang kõigub, minus ei ole seda arvestatavat jõudu ja minus ei ole ka seda küllust, eks ju, ja võib-olla ma korraks natuke pikendan seda mõtet siin, et me ei pruugi näha, meil on siiski alateadvuse koolitus osaliselt, eks ole, et me tegeleme oma alateadvusega, me ei pruugi näha oma mõtteid, need on nii varjatud, nii kiivalt ja me oleme üliosavad oma mõtetest nagu mööda või siis teiega ka kaasas niikima, aga lihtsalt vaadake siis oma tegusid, vaadake oma maailma, vaadake, kas te olete rahul sellega, mis teil täna on. Vaadake seda ka, et miks te täna siia tulite, mida te tahate muuta, miks te ei ole seda teinud, võib-olla see on korduv, kui te tahate seda muuta. Kui te ei näe oma mõtteid, siis vaadake oma tegusid ja oma reaalsust ja siis te näete, mida te mõtlete edust ja rahast ja sellest ümbritsevast. Annan sulle sõna tagasi. Võib-olla ütlen korraks siia vahele, et edu on väga lai mõiste ja edu on igaühe jaoks väga erinev. Mõne jaoks edu võib olla mingisugune pisike nuanss elust või nii nagu Helen siin praegu tõi suure nimekirja tegelikult asjadest, et edu võib olla see, et ma saan kellegiga väga hästi heas kontaktis siin elus edasi liikuda, näiteks mul on hea äripartner, võib-olla mul on väga hea perekondlik selline kooslus, väga tugev, võib-olla see on minu eduvõti, on ju. Mina võin öelda, minu eduvõti antud ajahetkel on see, mul ei ole ühtegi pangalaenu, see on minu eduvõti, et ma selles mõttes väga edukas, ma tunnen, ja mul ei ole kunagi olnud ühtegi pangalaenu, ma võin öelda üksinda, ma olen küll võtnud oma partneriga koos pangalaenu eluasemele kunagi ammu, aga praeguseks ajahetkeks mul ei ole ühtegi pangalaenu. Nii et igaühe jaoks see edu on väga erinev ja siin võibki igaüks mõelda korraks, et mis see edu sinu jaoks on. Ja kui ma praegusel ajahetkel mõtlen, et see edu on see, aga kus ma tahan selle eduga jõuda, mis on see minu siht, kuhu ma siis nüüd tahan jõuda ja millised sammud on, mida ma saan astuda ja kes mind siis toetab või kes mind aitab siin teekonnal sellel. Nii et meie see koolitus on igal juhul pandud selliselt kokku, et sa saad siit kindlad sammud ja kindlad tööriistad, kuidas siis nagu jõuda selle oma edu mõtteni. Jana. Jana, luba, ma ütlen ühe lause veel. Et mis selle koolituse võlu veel on see, et edu alla ja ütleme üldse siis oma sellise rahalise mõtteviisi üles ehitamise, meil on väga tihti teadvustamatult fookus endast väljas ja mis ma nagu mõtlen endast väljas, ma mõtlen seda, et me jahime väliseid väärtusi, me jahime, ma ei tea, paremat töökohta, aga sealjuures me unustame ära oma õnne ja õnnelikkuse, et need justkui konkureerivad oma vahel, et ma lõpusõnas tulen selle juurde tagasi, kuhu see mõte mind viis, aga muidu läheks liiga pikaks, et kuuleme sind ka, Jana. No ma siin inspireerusin juba teie poolt välja öelduga, tegelikult ma tahtsin ühe väga olulise koha välja tuua, kui Kairi ütleb, et ta on tõesti õnnelik, sest tal ei ole laene, siis see on kaasajal väga suur edu takistav asjaolu. Mitte sellepärast meil on neid laene vaja, sest me muud moodi ei saa endale kodu soetada või autot osta, kuid siin on jälle seesama lõks, kas me keskendume sellele laenule ja asetame sellele nii suure fookuse,
et see juhib juba meie elu, et tegelikult, mida ütleb kuldne reegel, kas sina juhid oma elu või elu juhib sind. Ja kui sina juhid oma elu, siis meie just seda hakkamegi käsitlema ka ühes osas, kuidas suhtuda võlgadesse, et see ei oleks koormav, et see ei tõmbaks meie energiat alla, et me ei fokusseeriks oma tähelepanu sellele ja elaksime selles pidevas hirmus, et kas ma ikka saan nüüd need laenud ära maksta ja ma ei julge näiteks mingit ametikõrgendust küsida või ma ei julge ettevõtlusega alustada, sest oi, mul on see kodulaen ja kes teab, mis siis võib juhtuda. Ma olen selle koha ise läbi elanud ja sellepärast ma tean seda väga hästi, kui see fookus läheb ära. Ja mis kõige hullem, siis hakkavad ka kõik teised eluvaldkonnad mõjutatud saama. See ei ole ainult niimoodi, et ma keskendun sellele ja mul on lihtsalt stressitunne, vaid see stress laieneb suhetele, inimestevahelistele suhetele, kodusele õhkkonnale, lastele, vanematele, kõigele laieneb see tervisele. Muideks, meie koolitusest osavõtjad on sellist tagasisidet andnud, et neil on tervis ka paremaks läinud. See on just selle tõttu, et me võtame pidureid maha, me võtame piiranguid maha, me aitame sellest raskest kohast üle, kus fookus on nagu negatiivsel. Natukene ei tahakski nagu rääkida jälle seda ilusat juttu, et positiivne ja negatiivne. Tegelikult me räägime reaalsest elust, kas mul on hea, mugav oma kestas olla, kas ma tunnen ennast hästi oma pere keskel, kas mul on hommikul hea meel tööle minna, kas mu laps on õnnelik või lapsed on õnnelikud. Kui seal on kas või üks mingi teema, kus sa saad öelda, et vot selle asjaga mul küll ei ole hästi, siis on kohe mingisugune error nagu kogu selles süsteemis sees, et sul on kusagil fookus valesti seadistatud. Aga kuna me oleme harjunud oma mullis elama, elu neelab meid alla, siis me sipleme seal ja me ei saa aru, kus kohas see viga nüüd on, miks ma ei tunne ennast hästi või miks mul on pidevalt tervisega jama, et ma jään kogu aeg haigeks ja need ei ole külmetushaigused või mingid viirushaigused, mis meid tabavad, vaid kusagil on mingi stressifoon, mida me võib-olla oskuslikult varjame või me ei taha tunnistadagi seda. Et vot see mõjutab meid ennekõike ja et see stressifoon ei varjutaks kogu meie elu, ongi vaja teadlikkust kasvatada, on vaja aru saada, kas me kardame midagi, vot näiteks need samad võlad. Te lihtsalt ei kujuta ette, kuhu inimene võib ennast selle hirmuga jõuda. Et kui su mõte on nagu päeva vältel, päeva järel selle mingi oma laenude juures, siis see on selline pidur, mis ei lase üldse nagu normaalselt elada. Ma tean seda, see on läbi elatud etapp. Ja kuna on isiklikud kogemused, siis me teame juba, kuidas sellest välja tulla. Ja kuidas hakata täiel rinnal elu elama vabalt ja rahulikult ja mitte haakuda nende väliste uudiste, hirmukõnede, üleskutsetele, mis ei vii meid edasi. Edu ei ole ju ainult see, et meil on hunnik raha pangakontol. Edu on see, et me tunneme ennast hästi, me oleme rahul, meil on hea elada. Ja ainult niimoodi me saame oma seda edu kasvatada pisikestest asjadest,
edu algab väikestest asjadest. See võib olla, sa mõtled mingisugusele, et küll on tore, et oi, et mul on jalanõud jalga panna. Kas keegi mõtleb selle peale või? Oi, kui tore, ma saan hambad pesta või oi, kui tore, et meil on auto või et me saame nagu perega väljasõitu teha või ütleme, no ja küll auto ei ole nii väike asi, aga päriselt sellistest väikestest asjadest, et mul on kodu, kuhu ma tulen ja ma saan siin mõnusalt olla ja mul on süüa. Mul on puhas vesi, et juua. Sellistest asjadest algab edu ja siis see saab kasvada. See on nagu lumepall, mis läheb veerema ja siis ta hakkab enda külge, hakkab kleepuma juba suurem asi. Et vot selles on see põhimõte, et saaks ometi aru iseendast. Ma tahan ka lisada juurde siia, et see ongi tegelikult kasv iseendasse, sellepärast ja ma ütlen nüüd hästi selge lause välja, ma kordan seda lõpupooles ka. Jõukus ja edu on vaimne, see on vaimne seisund. Mitte keegi täna, ma usun, et enamus, mõni võib-olla põhimõtteliselt tahaks vastu vaielda, aga see on nii, see on vaimne seisund. Ehk et ja näited, võib-olla tõesti me käsitleme ka, ma mäletan, et seal ühes osas on see, et kuidas raha välja anda, kuidas raha vastu võtta ja mis on näiteks, ütleme, kui ma selle näite praegu tooksin, siis millises energias ma selle raha välja annan, et milline on minu sisemine kasv, et milline on minu jõukuse sisemine kasv, et kas ma annan selle raha välja sellise heaolutundega, et see tekitab minust sellise ülevoolava energia ja õnnelikkuse ja mul ei ole seda hirmu seal taga, või ma annan selle välja sellises ohvritundes, et see loob mulle ebamugavustunde ja see on nagu trikiga, nagu ütleme siis võlukoht, et see ongi see trigger koht, mis koolituses ka, eks ole, et läbi vaadata enda jaoks aru saada, miks see on oluline, sellepärast, et mitte see tegu iseenesest, vaid see meie häälestusviis on see, mis saadab külgetõmbeseadusele signaali. Mida ma külge tõmban? Kas ma tõmban seda puudust? Ma annan kõike välja ohvri tasandis, kurat, ma pean jälle neid arveid maksma, iga kord läheb see arve aina suuremaks. Või minusse tekib, eks ole, Diana, see rahulikkus, tänutundlikkus ja kainus, et ma saan üle vaadata, et kust ma olen olnud ebapraktiline, et kuidas ma saan mingit käitumist muuta seal juures jäädes siis sellesse heaolutundesse, mis tõmbab mulle seda ligi ja see on kunst, mida peab õppima. See on kindlasti kunst. See anne on meis kõigis olemas, aga see on kunst, mida peab õppima. Loomulikult, et tegelikult me sünnime, kui me nüüd kasutame seda ilusat sõna vibratsioon või sagedus, et paraku on niimoodi, et kui inimene on madalal sagedusel, tema vibratsioon on madal, no see on nagu näiteks mingi raadiokanalite lained. Kui sa oled teatud sagedusel, siis sa saad nagu ühele raadiojaamale ligi. Aga kui sa muudad seda sagedust, siis sa saad juba teisele raadiojaamale ligi. Ja samamoodi on nagu päris elus, et mida kõrgem on su sagedus, see sageduse taga ongi see, et ma tunnen ennast hästi, ma olen täiesti elevil sellest, et oi, hommikul tõusen, on uus päev, mida ma täna saan korda saata. Mitte, et ma hakkan kohe surfama seal nendes uudistes ja jälle loen need sellised allaviivad uudised läbi ja olen päev otsa stressis ja oi, nüüd on jälle järgmine asi. Sellest lihtsalt loomulikult ega siis see päris maailm ei kao kusagile, see ongi, aga meie ülesanne on selles olukorras parimal moel toime tulla ja mitte lasta ennast rajalt maha viia, vaid vastupidi, heale rajale suunata,
sest me kõik tahame paremat elu, et me oleksime õnnelikud, meie pere oleks õnnelik, tervis oleks ja selle poole me tahame liikuda, kas või ainult sellepärast, et ennast paremini tunda. Ja kui inimene tunneb ennast paremini, siis hakkavad sinna sellel baasil hakkavad kohe tekkima uued võimalused, kus on võimalik ka raha kasvatada, julgust tegutseda. Väga palju jääb selle taha, et inimesed ei julge valikuid teha. Nad istuvad oma mugavustsoonis ja isegi kui nad saavad aru, et mul ei ole hea olla, ma peaksin mingi kas töökohta muutma, kui on näiteks töökohas küsimus, et palk on väike ja läbisaamist ei ole ja töökeskkond ei toeta, midagi on halvasti. Kas teil on julgust see muutus läbi teha, eriti sellises olukorras, kui kogu aeg on ärevad jutud? Meie tahamegi olla need toetajad, kes aitavad teil sellest ummikseisust üle olla ja sealt välja tulla, juurida mingid hirmud, piiravad uskumused, mingisugused käitumismustrid, millega ta pidevalt teete kogu aeg ühtesid ja samu samme oma elus ja võib-olla ka selliseid samme, mis ei vii teid nagu vägagi heasse kohta. Et jälle te teete mingi vea, jälle on samamoodi, jälle ma kaotan seal raha või kellegagi lähen riidu või tervis läheb jälle halvaks. See kõik on omavahelises seoses. Et me ei taha seda väita, et edukad inimesed on kõik 100% terved ja iga päev heas tujus. Ei, elu käibki niimoodi, aga mitte ta ei käi niimoodi sügavuti, vaid ta läheb väikeste lainetena. Me peame ikkagi tunda saama, et kuidas on hea olla. Selleks on vaja natukene alla ka minna, et siis on jälle mõnus tõusta. Et need on sellised loomulikud meie arenguks vajalikud juhtumised, tegevused. Et nagu endast aru saada, kus on meie takistused, kuidas need takistused eemaldada ja kuidas luua sinna peale nagu edasiviivaid harjumusi ja mõttemustreid. Kuidas hakata mõtlema nii, et mind ei loksuta see, mis minu ümber toimub, sest minu fookus on minu enda peal. Ja kui mul on hea olla, on minu ümbritsevatel inimestel hea olla ja siis lähevad asjad kõik nagu hästi. Et see on oluline. Ma võtaks ka siia nagu võib-olla kokku selle, kuidas mina olen sellest aru saanud, mida sa praegu ütlesid ja miks on nagu oluline hoida seda fookust positiivil või vähemasti siis ära negatiivilt, ongi see, et kõik negatiivsed tunded takistavad eduvoolu, eduteadvust, rahavoolu ja tehke proovi. Teil on olemas, te isegi ei pea midagi praegu enam täna proovima, vaadake tagasi ja te näete seda. Ja kui me vaatame korraks oma naaberriiki Ukrainat, kui oluline on inimestele täna raha, see vahend, et nad saavad liikuda, kui oluline on see eduteadvus, kui oluline on see, et ma saan hakkama. Need inimesed, kes toovad fookuse ära, nad teavad, et nad saavad hakkama. Tulla täiesti võõraste riiki, täiesti teise keeleruumi, täiesti teiste inimeste juurde, jätta kõik maha. See ei ole sugugi nii lihtne. Ja siin on võib-olla veel üks oluline näide
mis ma sellega tahtsin praegu tekitada, on seda sisekõne, et vaadake, kuidas see kuuldud uudis meie sees hakkab mängima oma mängu. Ehk et ühtepidi meil tekib Ukraina vastu ja praegu ma toon selle näite, empaatia, kaastunne, me tahame aidata, me tahame anda, me tahame mõista, me tahame aru saada, mingi hetk võib-olla meis vaibub, on ju, me läheme sellesse kaasa ja me enda heaolu, enda fookuse, enda, ma ei tea, jõukuse, nimetame siis seda eduks, eks ole, mitte ainult rahalises mõttes, see jääb kõrvale. Paratamatult, et neid trikke ja neid nööre on nii palju, kuidas see meie energia, meie fookusest ära voolab, eks. Ja märgake seda sisekõne ka, sest et see afirmatiivne sisekõne, et mul on raha, ma olen väga tubli, mina olen väga edukas, see kõik on asjakohane sellisel juhul, kui ma märkan ja tean oma alateadvuse mõttekäiku. Sellepärast, et väga kiiresti tuleb alateadvusest vastus, eks ju, ja mõistus hakkab juba pakkuma, et mis asja, sina, kust kohast, mitte kunagi pole nii olnud, vaata oma ema ja siis vanaema ja siis vanavanaema ja sa saadki teada, et see ei ole kindlasti nii. Nii et see tugevus jääda enda juurde on ühtlasi ka otsus ja see tugevus jääda iseendaks ja kasvatada ennast oma vaimsel teel tagab igal juhul edu ja ka jõukuse. Mul tuli selline banaalne näide siia tuua, et kuidas teile nagu kõige paremal ja selgemal moel edasi anda seda, kui olulised olete teie, just teie kõik, kes te olete täna siin. Et teist algab kõik. Kui me istume lennukisse, siis meile näidatakse seda, et kõigepealt, isegi kui sa oled lapsega koos, oma kalli lapsega, sa pead kõigepealt panema endale hapnikumaski ette, siis sa saad teisi aidata. Ja praegu on täpselt sama olukord. Aidake iseennast. Ja seeläbi saate te teisi aidata, sest teie hakkate palju laiemat maailmapilti nägema ja saate asjadest aru ja saate selle tõttu ka teistele heaolu luua, eeskätt oma lähedastele inimestele. Me kõik armastame oma lapsi, oma abikaasasid, me tahame, et meil oleks hea suhe. Ja kas või mitte ainult pereringis või sõpradega, vaid mis tegelikult toimub müügiinimestega näiteks. Müük ei tähenda seda, et meil on olemas klient ja me saame talle pakkuda mingisugust toodet. Tegelikult klient ei osta mitte ainult seda toodet, vaid see, kuidas meie suhtleme kliendiga, kuidas me pakume talle seda toodet, sellest sõltub, kas klient ostab selle toote või mitte. Et fookus on kogu aeg meil endal. Ma usun, et paljud on tähele pannud, et kui seal mingite sõbrannade ringis on vestlus elu teemadel, siis tihtipeale juhtub niimoodi, et kogu aeg otsitakse väljast põhjust. Mul seal töö juures, mul on niivõrd nõme kolleeg, ta kogu aeg nagu tõmbab mul vaipa alt ära ja käitub väga nõmedalt. Või näiteks mingi ämm käib kogu aeg meil külas ja tuleb ja ajab kogu pere elu sassi, sellepärast, et ta õpetab oma poega kogu aeg ja teeb mind maha ja stopp. Hakake mõtlema, kus see tegelikult see põhjus on. Ainult meis endis, mitte et me oleksime halvad või head, vaid selles, kuidas me seda olukorda käsitleme, kuidas me ennast seal positsioneerime, kas me asetame enda nagu oleme enda jaoks tähtsad ja seame oma piirid ja kehtestame ennast või me lähme ohvri rolli, laseme kõik endale pähe kallata ja tunneme ennast peale seda väga halvasti. Et sellist asja ei oleks, et tekiks see arusaam,
kuidas see eneseväärtustamine käib ja seesama füüsikareegel, et kui väljaspool sind on midagi sellist, mis sulle ei meeldi, siis vaata kõigepealt enda sisse, sest see väline on sinu sisemise peegeldus. Seda on alguses väga raske vastu võtta, sest see ei ole ju tõsi. See minu eksmees oli selline vastik tüüp ja ta rikkus mu elu kõik ära või rikkus ära või me leiame kogu aeg kedagi väljastpoolt, kes on midagi ära rikkunud, aga tegelikult omadest kogemustest võime me kõik kolm öelda, et kogu fookus on meis endas ja vaatame endale ausalt otsa. Kes julgeb ausalt endaga tegeleda, seda saadab edu. Vot siin on edu juba kindel garantii. Kui sa süviti endaga tegeled, tuleb edu. Ühel või teisel moel. Ma ei tea, ma tahaks, me võiks lõputult rääkida, aga ma tahaks kindlasti lõpus aega, ma juba ütlen ette, et ma räägin, et nii põnev on, aga ma tahaksin lõpus kindlasti anda mõned sammud, mida saaks nagu rakendada ja mingid juhtmõtted, eks ole, et lähtudes siis meie koolitusest ja ma tegelikult tahan veel rõhutada, et oma töös ma näen ka pidevalt ja mida ma olen kuulnud ka Kairilt, et Kairilt saab isegi kindlasti sõna sekka öelda, aga see edu mõiste on tänapäeval järjest rohkem muutunud, sellepärast et see raha, ma ei tea, mis on toimumas, kas lihtsalt raha väärtus on kahanemas või kuidagi teised väärtused on tõusetumas. Ma näen järjest rohkem, kuidas inimesed otsivad edu mõistet mujalt, väljaspoolt raha ja kui oluline on see enese ülesehitamine siin. Eks, et kuidas nagu jõuda selleni, sest väga palju on selliseid, kes saavad väga head palka, need on kindel töökohta, aga nad ei ole rahul. Ja kui sa küsid, et mida sa soovid, siis ta ütleb, ma soovin edu. Millist edu? Millest sa räägid? Mis on sinu jaoks edu? Et see koolitus ei ole ainult koolitusrahast ega finantsvundamendist. See koolitus on sinust endast. Kuigi võib tunduda, et me räägime kellegist teisest, aga see on sinust endast ja sa pääsed ligi oma sisemusele, varjatud varamule, tööriistadele, mida sa võib-olla ei ole osanud kasutada, sest sa lihtsalt ei tea nende olemasolust. Kui sa ei tea, et sul on mikser kapis, siis sa viskeldad mõne kahvliga ja nii ongi. Aga tulemus on ju teine ja selleks on ju ka omakorda oskuseid vaja, et kuidas kahvlist hakata mikserit kasutama. Nii et ärgem loogem omale illusiooni, et ma niikuinii tean kõike, mul on niikuinii juba kõik olemas ja niikuinii ja niikuinii tulge ja proovige, looge oma kogemus. Nii et, aga Kairi, täienda meid. Jah, et tegelikult see edu, nii nagu ma alustasin ka, et see on nii lai mõiste, iga ühe jaoks nii erinev, aga tegelikult mida me tahame ikkagi seda sama, mis Jaan, me tahame seda õnnetunnet, rahulolu ja see on edu üks suur osa. Tegelikult, kui me tunneme emotsionaalselt seda rahulolu tunnet, et meil on hästi, meil on siin hea olla, meil on antud ajahetkel hea olla. Et sa võid enda käest küsida seal ka, et kui sa nüüd istud, et kui ma praegu istun siin, kas ma tunnen ennast hästi? Kas ma tunnen ennast hästi? Kas see kõik, mis minu ümber on, kas see kõigutab mind või ei kõiguta? Milline mu emotsionaalne loksumine siin elus praegusel ajahetkel on? Siis kui me oleme tasakaalus ja me oleme me ei ole kogu aeg õnnefoonis, aga me oleme ikkagi tasakaalus. Mitte, et Helenus ka, et raha on nagu kõrvale jäetud. Ei ole raha kõrvale jäetud. Raha on ka väga oluline osa. Aga kui see kõik on balansis ja tasakaalus, et on raha balansis ja tasakaalus, on minu suhted tasakaalus, siis tegelikult see ongi juba, siis ma olengi edukas, sellepärast, et mul ei ole mingisuguseid loksumisi elus. Selleks, et sinnani jõuda, ma pean kuidagi mingisugused need sisemised triggerid enda sees sinna korraks vaatama. Ma saame aru, et mis need praeguse ajahetke need asjad on, mida ma peaks lahendama. Nii et selles mõttes see koolitus, Helen pani praegu chati ka selle koolituse lingi, nii et saate seda sealt ka vaadata. Et seal on päris mitmeid asju, kus me vaatame erinevad teemad, just need, et olla edukas ja mis need takistused selle eduni tegelikult antud ajahetkel on ja me saame neid siis lahendada koos. Nii et see on see minu sõnum. Teate, kui huvitav,
ma täna vestlesin ühe sümpaatse noormehega ja ta jagas oma elust seiku ja mulle tundub, et see haakub praegu selle meie teemaga lihtsalt ideaalselt nagu 10 kohe. Ta rääkis mulle selliseid müstilisi jutte, et kuidas ta näiteks teenis tohutult oma tööga nagu väga häid summasid, kuidas ta sattus kusagil rikaste keskkonda, sest ta on väga hea suhtleja. Ta teenis väga häid summasid, siis ta mööda minnes, ta käis Soomes tööl, mööda minnes sai Genolotoga 40 000 ja 70 000, mis on täitsa, no see on nagu muinasjutt, nagu tavainimese mõistus ei võta seda vastu, et oota, mis mõttes, nüüd sa ajad küll mingisugust pada, see ei ole reaalne. Ta ütles, vaat lihtsalt ongi niimoodi. Ja mis juhtus? Juhtus ikka see klassikaline teema. Ta oskas seekord selle raha maha kallata, nii et ta väga kiire või väga lühikese aja jooksul kaotas selle raha. Tal oli järgmisi selliseid, et ta nagu raha jõudis temani täieliku kergusega ja ta korduvalt ja korduvalt kaotas selle raha. Panete tähele, et siin on see muster nii kaua, kuni sinu nagu maailmavaade, sinu mõtlemine ei ole nagu eduga kooskõlas, võid sa loterivõite ka saada. Aga see raha ei püsi su käes, sa ei oska sellega midagi tarka peale hakata, see kaob su käte vahelt ära. See on ka nagu see väga selline oluline aspekt, et me kõik mõtleme, et kui ma võidaksin loteriiga, no ja näete, mis juhtub. Ja seal oli neid näiteid, markantseid näiteid ikka väga palju, kus krüptoga, millega kõik meeletud rahad tulid ja see kõik läks nii kui liiv sõrmede vahelt kadus. Aga ta on väga suure kogemuse saanud ja selle tõttu pole vaja jalgratast leiutada. Teil on oma eludest, meil on näiteid, kus see juhtubki, et me ei oska raha hoida. Juba ainuüksi see on edupant, et kui me oskame raha hoida, aga sellega peab tegelema, et meie teadvus oleks niisugune, et me teadvustame seda, me oskame raha hoida ja oskame ka head tunnet hoida. Mina tahan jagada siia oma kogemuse, et mina osalesin esimeses lennus, esimeses grupis nii-öelda piloodina, et ma osalesin siis nagu täispotentsiaalis osalejana ja saad aru, see koolitus kestab meil 7 nädalat, see on varustatud videotega, töölehtedega, ükski nädal ei ole te üksi omapäi, lisaks on meil kontaktzoomid, kus on konkreetne praktiline töötuba, konkreetne teema, igalühel oma teema, ühisteemad, töötame läbi, kohe vaatame, mis on lahenduspunkte. Aga mis ma tahan öelda on see, et esimene moment oli see, et kas tõesti, et ka minul on sellised rahamustrid. Teine moment oli see, kus sa astud kõrvalvaatajaks ja sa näed, kuidas kõik autopiloodis läheb ja ongi nii ja lähebki raha käest ära ja ma näen ja ma luban sellel juhtuda, sest et mul ei ole veel seda suutlikkust ja valmisolekut seda muuta. Ja siis tuleb see järelküps, sa jõuad kohale ja siis sa saad aru, et ei, nüüd ma teen selle muudatuse, nüüd ma võtan ette selle restardi, aitab küll, ma ei viitsi seda enam vaadata, ma ise näen kõrvalt, kuidas mu raha voolab ära ja ma ei võta mitte midagi ette. See oli minu jaoks kõige suurem shift, aga ma läbisin kõik need 3 etappi ja see oli nauditav kogemus, et ma siiamaani, ma olen enne kummardanud ja kummardan edasi sinu ees ja Kairi ees ja Jaana ees, et see oli nauditav kogemus koos kõikide nende inimestega, kellega me seda gruppi oleme teinud töös. Nii et see on nagu minu üks suurimaid, ma ütleksin, edupante, osata kõrvalt vaatlejast astuda sekkujaks ja tulla tegudesse.
nii et ma tahan öelda sulle täienduseks, et ega see meie koolituse pealkiri, finantsvundament, see alapealkiri, ega see ei ole kusagilt õhust tulnud. Tegelikult kõik see, millest me siin täna rääkisime ja millest me koolitusel põhjalikult räägime ja tegudega toetame, see kõik ongi meie nii-öelda finantsvundamendi ehitamiseks, et oleks mille peale see maja ehitada. Kui vundament on vilets, siis head maja ei saa, see on nuff-nuffi maja ja kukub ümber. Et selles mõttes rohime selle oma rahapõllu puhtaks kõigepealt ja siis hakkame sinna külvama kuldseemneid ja siis alles näete, mis sinna põllu peale kasvama hakkab. Ja te olete ise pärast nii üllatunud, et kuidas see kõik juhtuda sai, aga see on võimalik ja te saate selles ise veenduda. Nii, aga kas te olete nõus, et ma liigun nüüd, anname mõned näpunäited ka, mida siis meie osaleja või tulevane osaleja või tänane osaleja, mida saab kohe ette võtta, millele tähelepanu pöörata. Ei pea hakkama kohe huupi tegutsema, tunnetage, mis on teie jaoks, mis ei ole, et ma võtsin siit kokku ja tegin selliseid noppeid. Nii et ehk siis esimene asi on siis see, et see on sisemine töö ja välismaailmas vaadake siis ära oma asjad ja siis te näete ära, et see on teie mõtete tulemus. Nüüd sammud, mida siis ette võtta. Esimene samm, mida sa oled mulle õpetanud ja millega ma suren ja mille ma annan edasi oma lastele, on otsus. Otsus on igas mõttes elu muutev ja ma ei mõtle praegu siin seda otsust, et tulge ja osalege koolitusel, vaid ma mõtlen seda otsust, mis hakkab muutma teie sisemist kõnet, kõike seda, mida te siiamaani rahast teate. Ehk et otsustage ja andke võimalus uuele vaatele. Nüüd samm number 2 võiks olla muidugi see, et me kõik tahaksime, minu meelest kõige väljakutsuvam, kui me räägime edust, siis kõige väljakutsuvam on see, et kuidas ma tõmban raha oma ellu. No ma tahan seda näha, et sellepärast ma toon selle näite, see võib-olla on natukene toores ja brutaalne, aga mis ma tahan öelda on see, et samm selleks, et oma ellu hakata raha kutsuma, hakata kutsuma küllust, hakata kutsuma edu, ma ei tea, ametikohas, perekonnas, suhte õnnestumist, mis on ju ka tegelikult edu. See on see, et ma tunnen ennast praegu õnnelikuna. Mitte siis kunagi, mitte pärast poole, vaid siin ja praegu ma kiirgan seda õnnetunnet, millega ma saan seda endale luua. Võib-olla minu suur armastus on koerad, võib-olla minu suur armastus on lilled, võib-olla minu suur armastus ongi minu abikaasa, võib-olla. Ma ei tea, aga lihtsalt suunake seda, mis teil hästi välja tuleb, kus te tunnete ennast õnnelikuna. Kiirake endast seda õnnetunnet ja siis te näete, kuidas ka see jõukus hakkab sinna juurde tulema. Nii et sa pead lihtsalt ära otsustama oma sisemise õnne, rõõmu, sa pead leidma selle rahu endas ja siis sa saad näha, kuidas need asjad, mis su ellu ilmuvad, nad on hoopis teistsugused. Nii et sisuliselt kui ma kokku võtan, et millega me siis koolitusel tegeleme, on see, et no ma ei taha öelda, et me kallutame mõtteviisi, vaid me saame teadvaks oma vanast mõtteviisist, mis ei ole meid mitte kuskile viinud. Ja me oleme inimolendina ju täiesti fenomenaalsed, ehk et me saame muuta oma mõtteid jõukusele, meis on see võime olemas ja võib-olla selle koolituse käigus, mis oli minu jaoks ja tagasiside põhjal kokku panna ühte lausesse, on see, et me muudame oma sisemist suhet ja oma suhtlust rahaga ja eduga. See on minu meelest nagu võiks ühe lausega siis seda koolitust iseloomustada, et me muudame oma sisemist suhet, sellepärast et kõik meie seest algab välisele. Ja muidugi lõpetuseks mina ütlen veel, et ärge laske oma hirmul ennast mõjutada. Meil on ka raha tagasi garantii 14 päeva. Meil on täna selle sooduskood jagada, ma jagan selle siia lõppu, aga ma tõesti kutsun üles, et tulge ja tehke endale restart. Liikuge ära sellest kohast, kus te olete võib-olla liiga pikalt seisma jäänud. Ma ei taha rohkem midagi öelda. Ma tahan ainult ühte asja öelda. Palun saage ise endaga sõbraks. Ja siis näete, mis maagia hakkab teie elus toimuma.
see tundub mingi sõnakõlks, aga see on päriselt niimoodi. Jah, ma panen kohe sooduskoodi chati ja ma ei nimeta hindasid, minge ja vaadake meie kodulehte, lugege kindlasti tagasisidet, lubage ennast inspireerida nendel inimestel, kes on sinna kirjutanud oma tagasisidet, vaadake, võrrelge oma sisemaailma, vaadake, kas te kõnetab, kas leiate midagi ja kas me võime juba etteruttavalt natukene jagada ka, Kairi, et meil on üks väikene klipp tulemas. Kutsume inimesi kuulama või mis me teeme, jätame ütlemata, mis ma just praegu ütlesin. Te juba ütlesite, et sa oled välja öelnud selle. Aga võib-olla tahan selle sooduskoodi ikkagi öelda, kuna me seda praegu siin lindistame, et see sooduskood on raha 50, et see on siis 50% soodustust praegusest hinnast. Et nendel, kellel on võimalus seda tänast siin koolitust kuulata, siis nemad saavad seda kasutada. Ja nagu ma ütlesin ka, et mõnikord see on ka edupant, et ma saan mingisugusest hüvest osa. See on ka üks osa tegelikult, et ma võtan selle hüve vastu ja ma kasutan seda, et see on tihtipeale, mõnikord me ei märka väikseid pisiasju, mida Jaana luges ka ette, et mõnikord on mingid väga väiksed asjad, et hakake märkama ka väikseid asju ja väikseid neid kingitusi, mis maailm teile pakub. Et ma ei räägi praegu ainult sellest sooduskoodist, aga see on ka igal juhul kingitus, aga mõnikord mul on olnud selliseid väikseid juhtumeid, et keegi tuleb ja teeb mulle kohvi välja või keegi ütleb midagi väga mõnusat ja ilusat. Me ei märka seda, me jätame selle kuidagi nagu tähelepanuta ja me oleme kuidagi oma selles automatismis ja märka, mis toimub meie ümber ja siis me ei märka ka seda, mis toimub meie sees. Nii et on rohkem seda märkama. Ma tegelikult praegu nii hea, Kairi, et sa täiendasid, sellepärast ma hakkasin mõtlema, et pärast vist inimesed, kes järel kuulavad, nad on registreerunud, aga nad võib-olla ei näe seda chati akent siin kõrval. Ehk et siis koolitust, millest me räägime, on siis Inner Mind koolitus ja selle koolituse pealkiri on teadlik tee rahani. Sooduskoodi sa nimetasid raha 50. Ma tahan siia juurde kommenteerida, et see raha 50 ei ole mingisugune meelitamise lõks. Mis ei ole niimoodi välja mõeldud, et me oleme kunstlikult pannud hinna hästi kõrgeks, et saaks teha 50% soodust. See on üks edusamm, mis meil võimaldab täna sellist soodust teile pakkuda. Ja ma tegelikult, kui te lubate, siis ma loeksin ette ühe tagasiside, sest tõesti võib-olla kõik ei näe, ei kuule ja võib-olla see kedagi inspireerib. Üks meie osaleja kirjutab nii. Finantsvundament koolitus aitab leida vastuseid. Mina nimetaksin seda vundament pluss finantskoolituseks, sest kui rahateema tekitab sinus rahulolematust, siis esmalt tuleb vaadata enda sisse ja teha vundament korda. Raha on tagajärg. Anu Juurik. Aitäh! Väga hästi, väga hea punkti saaksin panna, aga nüüd ongi indikaator, kui palju sina ennast nagu väärtustad. Kas sa oled väärt seda, et sa annad endale võimaluse areneda? See on väga hea koht. Ja ma arvan, et igapäevaselt me teeme nii palju otsuseid ja nii palju igasuguseid selliseid samme oma elus ja tihtipeale need otsused, me teeme isegi selle otsuse, aga me ei tegutse selle järgi, et see tegu on ka alati väga oluline koht, et ükskõik, mis mul elus praegu ei toimu, et kas see on tööalaselt suhtes, ükskõik, mis asi minu elus ei ole, et mis on see, mis ma tahaksin otsustada praegusel ajahetkel, aga siis, kas ma teen ka selle sammu, nii et mina kutsun teid üles tegema sammu, ükskõik, mismugune see samm siis ka ei oleks, et kui ma istun paigalt, siis ei toimu mu elus kindlasti mitte midagi, nii et liikumist. Meil jäi Kairi üks info veel, võib-olla kes läheb kodulehele ei pruugi nagu mõista või aru saada, et siis meil on veel üks külalise esineja, kes on Sirle Truuts. Tema on siis Hakkan ettevõtjaks portaali asutaja, ta on naisinvestor, ta on ise ettevõtja ja Sirle täiendab meil seda osa, kus ta toob väga praktilisi näiteid, et kuidas palgatöö kõrvalt hakata looma oma ettevõtlust ja muuseas seda 0 euroga. Nii et lisaks sellisele mindsetile, sisevaatele me oleme ka täiesti realistid ja toonud ennast kohale ja saanud aru, et muutuseks on vaja ka reaalset maailma. Nii et Sirle täiendab meil oma kogemust
kogemustega, oma teadmistega seda osa kindlasti ka, nii et noh, jälle, mis siis ikka koolitusel näeme, 24-10, mis see on siis 4 päeva, kuidas Marko Reikop alati ütleb, 3 päeva ja 1 tund vähem, nii et 24-10 kell 7 algab meil koolitus. Teate, ma olen nii õnnelik oma tööd tehes, et ma kohe naudin igat seda hetke ja kui pikk see teekond siia oli. See on edu. See on edu. Aitäh selle partnerluse eest, ka selle lühikese partnerluse eest, kes te täna siin olite, selle kokkupuute eest. Aitäh, minu poolt küll. Ja, aitäh. Suur tänu teile. Ja, kõike head. Kohtume. Tuld tiibadesse.